Quadimaailm ei ole sinule võõras? No ei ole, ma olen poisse aidanud siin paaril korral Eduke rannakrossil selle korraldamisega ja koha peal, et nüüd kui Martinilt tuli abipalve Bondevuus meeskond kokku panna ja seda minekut sinna vähe korraldada, siis ei ole minu jaoks enam uus kogemus. Oled ka ise kunagi Quadil võistelnud Eestis? Jaa, ma arvan, et mind võiks loogitleda võib-olla niisuguse tervisesportlaste klassi, kui siin on nagu profid ja amatöörid ja harrastajad, siis ma olen niisugune Quadi tervisesportlane. Kuidas on meeskonna ettevalmistus kulgenud senimaani? No ma arvan, et on päris hästi, sellepärast, et kui me vaatame seda meeskonda, mis siis Martin kõige staažikama sõitjana on kokku pannud, siis tegelikult sealt on näha väga hästi seda, et Martin ise on, ütleme siis, kõige staažikam ja eelkõige võib-olla niisugune kestvuscrosside sõitja. Priit Järvloo täna sõidab meil Euroopa liigat ja nii nagu Tihemetsas Quadide päeval ka oli näha, et siis Baltikumis ta võitis ära selle, et ta on üks kiiremaid, ehk ta on võib-olla kõige paremas eas ja kõige paremas hoos täna niisugustel kiiretel radadel või tavalises crossirajal. Ja Henri siis võib-olla esindab niisugust noorust ja uljust, kellel on siis võib-olla paremad tulemused veel ees, et seal on igast segmendist on meeskonnas keegi olemas ja ma arvan, et see koos võib töötada päris hästi. Kuna tegemist on kestvussõiduga ja väga suur tähelepanu on just tiimi taktikal, et kas olete juba selle peale jõudnud mõelda? No eks see taktika jääb ikkagi kõige rohkem kapteni Martini otsustada, et tema peab selle kokku panema. Loomulikult nõu ja jõuga olen ise ka abiks seal, et eks ma olen kõrvalt näinud neid näpukaid ja apse, mida nad on teinud ja eks me analüüsime läbi samamoodi ettevalmistusena, siis oleme võib-olla erinevalt eelmistest aastatest kasutanud ka Kehala rada, mis on siis Rakvere külje all Oleg Grossi poolt rallideks ette valmistatud, aga kuna see pinnas on väga sarnane sellega, millega me Bondevuus kokku hakkame puutuma, siis me oleme kasutanud seda rada ja plaanime nüüd ka minna öist tuledega sõitu sinna veel treenima, et kogu meeskonna. Kas meeskonna tehniline varustus on juba paigas või on seal veel midagi teha? No 6 aega on jäänud veel aega, et eks me kogu aeg komplekteerime seda juurde ja juurde, et saada nagu maailma meeskonnadega võrdseks, et ei ole ju saladus, et seal on ka rahvusvahelisi meeskondi ja kui me võtame, et meil on kõik 3 sõitjad ühest väiksest riigist, siis see on nagu väga suur luksus, et seal on palju ka segavõistkonda, Prantsusmaa, Ameerika, Belgia, Holland ja Saksamaa, mida iganes, et eks me üritame veel oma lipu all nagu minna nii kaugele, kui saab. Meeste eesmärk on teada, et aga mis on managerii eesmärk? Eks manager peabki vaatama, et see tehniline baas ja sinna minekuks kõik need dokumendid ja kõik see taustajõud on nagu paigas, et sellepärast me täna siin ka oleme, et keerata nagu uus lehekülg põhimõtteliselt kogu selle quadispordi maailmas, et siiamaani me oleme käinud ikkagi väga paljuski sellele, et kellegi isa aitab ja kellegi ema aitab ja vanaema annab pensionist kopika peale, et see aeg peaks nagu mööda saama, et kui me täna ikkagi esineme sellistel suurvõistlustel, siis ka see taustajõud peab ja taustameeskond peab olema natuke teine. Kui kerge või raske on Eestis üldse toetajaid leida? No väga raske, kahtlemata see on igal alale raske, et ega siin me ei ela ju kuskil teisel planeedil, et kõik see majandus on omavahel seotud ja ma saan aru, et riiklikul tasandil väga vist motosporti ei toetata, ma ei ole küll seda uurinud, aga on jäänud niisugune mulje ja siis tuleb erasektorist ikkagi leida kõik need vahendid, millega sinna minna. Sinu jaoks ei ole Prantsusmaal võistlemine esmakord, et oled ka ennem startinud? Ja olen enne startinud 2 korda Edukees siis rannakrossil koos Martin Toovisega ja 2010. aastal sõitsime siis koos Martin Toovise ja Ivar Vaderpassiga Bondevuus. Et ma alguses ei osanud sellest Bondevuus midagi arvata, et kui me sinna sõitsime tee peale, siis me arutasime, et number 1, miks on Kupree ja Holms ja kõvad mehed on nagu ühes pundis. Me tee peal mõtlesime, et see võib olla seotud sellega, et kuna tegu on nii prestiižiga üritusega, et osta konkurendid oma tiimi, et vähendada, siis nõrgestada nagu seda konkurentsi võib-olla. Aga kui me olime ära sõitnud esimese etapi, esimesed paar tundi me saime aru, mille jaoks seda sõidetakse 3 ja et füüsiliselt eriti raske ja see raskus seisneb selles, et see 12 tundi on jagatud 3 etapiks ja see iga kord on uus start ja
stardis on kõik nagu eriti agressiivsed ja kuna kõik on koos ja vahesid ei ole, et siis antakse väga kõva valu. Ja rada iseloomult on väga kiire, et ma ei oskagi tuua näidet, milline rada Eestis võiks olla selline, et kõva pinnasega, see kulgeb ümber maisipõllu ja seal on ka peasirge, mis on 550 meetrit pikk ja kus saavutatakse 150–160 kilomeetrit tunni kiirus. Ja keskmine kiirus rajal tuleb 72 kilomeetrit tunnis, et kuni 75, et tegu on väga kiire rajaga, et see kiirus on see, mis on alguses, mis mulle esimene kord seal käies oli väga suur probleem, et selle kiirusega harjumine, et see väsitas palju, ma olin krampis, ei suutnud harjuda, et selleks ma olengi nüüd käisin sõitma see eelmine nädalavahetus Raplas supermotot, et saada natukenegi seda kiirust ja harjuda sellega, et silm harjuks sellega ära ja ma suudaksin ennast tsikli peal lasta lõdvaks ja tunda ennast vabalt. Kuidas Raplas läks? Raplas läks enam-vähem, et saavutasin 3. koha. Aga ütleme kogemus ja ütleme kogemus, mis ma sealt sain, see on nagu kõige tähtsam. Kas teed veel spetsiaalseid treeninguid just kiiruse mõttes? Võib-olla, kui ma jõuan, et tulemas on Euroopa meistrivõistlused ja tuleb nendeks valmistuda, et see nädalavahetus on plaanis minna sõitma sõerada, et ka seda võib nagu lugeda kergeks ettevalmistuseks, et võib-olla kurvitehnika läbimise koha pealt ja et ma arvan, et see võib ka olla selline spetsiaalne ettevalmistus. Kuna tegemist on väga kiire rajaga, et kas tehnikaga on ka muudetud ülekandeid või? Jaa, et kui me 2010 sinna läksime, siis kuna Ivar Vaadrapass oli seal varem käinud 2001 aastat, siis ta teadis, et peasirgel saavutatakse kiirus 150–160, ja me proovisime siin Eestis ülekandeid muuta ja päris sellist kiirust ei saavutanud. Ja siis koha pealt leidsime lõpuks kohapealne tiim, siis müüs meile hammasratta, mis ülekannet kasutada, et seda ei olnudki väga saada, et sellist kuskil väga mujal ei kasutata. Ja mis plaanid selleks aastaks meeskonnaga? No, kui kõik õnnestub ja tehnika vastu peab, siis loodaks sõita top 20 hulka. Toetamine teie puhul ei piirdu ainult arvete maksmisega, vaid tegemist on laiema koostega. Just, et kui me oleme sponsor või toetaja võistlustiimil, siis sellega käib alati kaasas tehniline tugi, tehniline ekspertiis. Me teeme palju õlianalüüse, hoiame silma peal mitte ainult õlidel, vaid ka mootoritel, käigukastidel. Toetame ka mitmeid erinevaid rallitiime ja seal käib see töö täpselt samamoodi, et teeme õlianalüüse, vaatame, kuidas on mootori seisukord, kui palju on tulnud näiteks kütust õli sisse või liiva ja läbi selle hoiame õigel ajal mootoritel silma peal. See aasta on meil uus huvitav projekt Aare Tamme ja tema tiimiga Adinol Pole Position Quad Team, kus meil on väga suur usk sellesse, et Eestist pärit korralik sporditiim läheb Euroopasse tegusid tegema. Läbi selle saame tähelepanu tõmmata ka Adinoli mootorrataste sarja mootorõlidele Pole Position ja pole paremat kohta selle õli kvaliteedi tõestamiseks kui kestvussõit poodidele. Kõige suurem eesmärk on see, et nad täidaksid endale püsitatud sportlikud eesmärgid, et nad kestaksid ilusti lõpuni, mis meie jaoks on väga oluline. Ja loomulikult see, et siis nad ise jääksid võistlusega rahule ja meie oleme rahul, kui tehnika kestab.